Viimsi abitreener Hannes Värs saadeti siia Murkovkina poolt intervjuud andma. No, täna 2-0 võit Tabasalu üle, mis su esmased mõtted või analüüs oleks? Esmased mõtted ja ma arvan, see emotsioon on isegi tähtsam kui analüüs praegu, sest see emotsioon, mida mängijad väljakul näitasid, mõlemad poolejad oli nagu väga-väga võimas. Ehk ma arvan, et emotsiooni pealt see tulemus täna selline tuli. Siin Sokkerneti ekraanil sai teid esimest korda selle hooajal näha ja tundus, et kuidagi palju rohkem jaksasite joosta ja pressida kui Tabasaluga võrrelda, et kas see Türgi laager tuli siis nii hästi kasuks või millest see tuli, et täna nii palju jaksasite? Ühe laagri arvele kindlasti seda kirjutada ei saa. Ma arvan, mängijad tegelikult täna suutsid koostöös teha neid asju, mis me olime just kokku leppinud ja kõrges pressingus me olime organiseeritud ka nii nagu me tahtsime. See, mida me enne mängu kokku leppisime, mängijad said väga-väga hästi hakkama. Ehk ma arvan, et mängijad täna lihtsalt jälgisid nagu siis neid kokkuleppeid, mis me olime varasemalt teinud ja füüsilist võimekust läbi hooaja kindlasti meil on plaanis seda veel tõsta. Me ei ole midagi teistmoodi teinud otseselt kui varasemalt. Kohe teisel minutil saite värava kätte. Kuidas see mõjutas ja kas siis ärevaks enam ei läinud pärast eriti peale seda teist väravat ka? Ma arvan, et siin peaks natuke nagu au andma Tabasalule ka, et nad suutsid tegelikult läbi mängu tekitada päris palju nagu ohtlikke momente ka meie värava ees, et väga-väga palju nagu momente tekkis ka üleminekutel, mis on kindlasti asi, millega me peame siis natuke rohkem veel tegelema ja tähelepanu viima. Aga see esimese 2 minuti värav, see andis mängule sellise, ma arvan, võttis mingid pinged mängijatelt maha, andis positiivse fooni nagu ülejäänud mänguks ja oli näha, et me saime palliga mängida siis natukene ka rahulikumalt, sest me teadsime, et meil ei ole mitte kuhugi kiiret. Meie käes hetkel on see nagu mängu juhtohjad ja meie saime nagu mängu natukene ka dikteerida läbi selle palliga mängu, mis oli väga-väga positiivne. Läbi aegade esimene Aafrika mängija Eesti naiste meistriliigas Brenda Bach oli täna esimest korda põhikoosseisus ja lõi esimese värava ka. Kuidas tema tundub olevat siin kohanenud ja kas olete leidnud talle tipuründes selle õige koha ja kuidas tema mänguga rahul olete? Absoluutselt. Ta lõi täna esimese värava ka standardolukorrast. Ilmselt kõik, kes ülekannet vaatasid, nägid, et standardolukordades tekkis tal neid momente rohkem kui üks ja tal on väga-väga palju tugevusi, mida saab kasutada, ma arvan, meie võistkonna nagu heaks kindlasti. Et väga-väga hea mäng täna tema poolt, kogu võistkonnalt väga hea mäng ja ma loodan, et saame samas vaimus jätkata. Siin, kui hooaja eelvaadet kirjutasin, siis teil oli veel see eesmärkide seadmise koosolek ees ja nüüd, kui vaadata 2 mängust 2 võitu täisedu, et mis teil need eesmärgid siis on ja kas on see tormihoiatus siin hooaja alguseks? Ma arvan, et eesmärgid on seatud eelkõige igale mängule, et me teame, me usume, et me tuleme igat mängu võitma. Me oleme võimelised mängima iga võistkonnaga Eesti naiste meistriliigas, selles ei ole mitte mingit küsimust ja me loodame sellist mängu järgnevates voorudes ka korrata ja näidata. Aitäh ja edu edaspidiseks! Aitäh teile!